ja jah, tema trotsib seda, et ta on juba 8 aasta vanune. No muidugi kass 8 aastane pole midagi, mu õe kass on juba 17 aastat vana. Nii et ja, aga isi läheb nüüd marineerib ribi ära, sest teeme ühe väikse grilli ka varsti. Et mul on natukene ribi sügavkülmast maitsestamata ribi sulama võetud ja kasutan kunagi nüüd Lätis käisime sügisel, siis sai ostetud maitseaineid ja Reili pani meil klaaspurkidesse need kilepakenditest. Kasutan sellist seal ja maitseaineid on päris hea. Ja väike ettevalmistus, siis katsetame uut grilli. Pisike saab looduses olla ja noh, peab ju käima, et selliseid mõnusaid käike. Ja siin vaikselt tegelikult juba vaatame, peame targematega nõu, kuidas telkimislahend ära lahendada või nii-öelda telgilahend, et meil on praegu need tipitelgid ju põhilised, aga noh, siin kogenumad omavad rohkem tarkust, et soojematel ilmadel, noh, mis siis see kõige parem lahend on ja kuna siis tipi kõige parem on, et võt selliste teemadega tegeleme siin juuni poolte ja nüüd ma siis hakkan marineerima liha, et ruumi tegema. Siin on nüüd jah, pisikese matkavarustus või nii-öelda otte, kõik su asjad, sellega me mõõdame, kui vaja piimapulbrit peale anda, siis sellega saab hästi mõõta seda veekogust. Ja nii edasi, näete muideks pisikesel juba tehti üks kingitus, riigikaitse auasi, selline korralik matkapudel. Öeldi, et kui ta 18 aastat vanaks saab, siis pidavad endiselt sama ilus kena olema, et siis püsib. Võt nii, saad nüüd peale. Kas nad seal nüüd paar tunnikest või rohkem marineeruvad, siis vaatame. Nüüd on vahepeal üksjagu aega mööda läinud ja... No mida sa teed? Mitte midagi. Seda vaadit me sisse ei jäta. Mitte midagi polnud praegu, mitte midagi. Ausalt ka, et lihtsalt ilus särk. Ei tea, siin käib väike pakkimine. Natukene oled beebile ka kaasa juhuks piimapulbrit, siis Preili tegi salati valmis. Siin on nüüd kartuli maitseaine, õli ja siis võtan kaasa gaasipliidi ka panniga, saab priikaid praadida. See on selline uus äge vidin. See on see plasmasüüta pikemas stiilis. Ja ega siin ma panengi kipelt asjad kokku. Siin on meie uus äge grill, tuleb kaasa. Vaatame lähemalt, panen asjad kotti, siin on toidu, nõud ja muu ka veel ja siis ühendume juba looduses illi telkimisalal. Nii. Jah. Issipoeg. Väike ülevaade ka, et eelmine kord kui looduses käisime, siis olid silmad väga kinni. Aga noh, müts läheb kohe paremini pähe ka ja õnneks on soe tuul täna. Ja väga soe ilm on ka. Väga soe ilm. Nii, näe ja möllama. Vaat nii. Ja siis pisike ja Preili siis natukene vankerdavad. Tegelikult siin saab ka vankerdada ja siit ja nii edasi ja siis mina lähen sätin grillivärgi paika. Võt nii. Kõige parem on ju selline, kuidas siis öelda, ebatasane vibreerimine. Vankri vibratsioon kulgemisel. Tasane vist rohkem. Ja minul on siin nüüd need nodid, ehk siis kõnnin natuke siit kaasa, siis ma lähen siit vasakule ja lähen siin tagumisele platsile.
selline tunne, nagu meil oleks kevad vahele jäänud, et just Kellile ütlesin, et vahepeal siin nii-öelda raseduse lõpupoole siin ja siis sünnijärgselt ei ole pikalt looduses käinud ja vahepeal on siis kevad nagu justkui ära olnud, sest täna on jällegi päris soe, ilus ilm, kõik hakkab vaikselt üha rohelisemaks minema, temperatuur on isegi +20 juba, natuke hakkab palav isegi, aga praegu siis vähemalt veel hea sääsevaba aeg. Igatahes vot selline tegelane Kelly tellis ja võtan ta välja, vaatame lähemalt. Et mõte oligi selline väike grill, mis oleks suurem kui meie see risupliit pindalalt ja samas ei oleks ta ka väga suur, et mahuks tegema, siis usun, et selline on nagu kesktee lahendina päris hea. Siit tulevad niimoodi jalad kahte poole ja siis vajub see nii-öelda sisemine kauss alla. Tekib siia üksjagu ruumi söe jaoks ja siis selline mõnus rest peale. Et usun, et toimib üksjagu hästi. Vast täitsa ajab asja ära, et on maapinnast ka vast piisavalt kõrge, et ei hakkaks seda maapinda kärsatama. Alati saab vaadata midagi alla. Ja eks siis peab vaatama, siia väga palju sütti ei ole vaja panna, eriti kui nüüd täna ribi grillime. Et täna puuga ei teegi. Võtsin sellise tegelase, see on juba autoks mul pikemat aega, oodanud õiget hetke ja nüüd siis hea teda järjest kasutama hakata. Aga panen selle grilli käima ja siis pisikesega edasi, küll ta ka jõuab ja siis vaatame. Sellisest söekogusest tõenäoliselt piisab ja proovime, vaatame, kas saame selle süütamise teha plasma abilisega. Et vahest seda biotabletti tuleb natukene otsast kuskilt murendada, siis võtab paremini siis selle kiud võtab paremini siis leegi külge. Hakkab nagu minema. Ega seega kõige lihtsam on mingit kasetohtu või paberit sellega süüdata. Ja küünlaid kalmistul. Et selline abiline tegelikult on kalmistul kõige parem. Mul hakkas nüüd õrnalt põlema. Aga natuke vajab veel. Nüüd nii kaua, kui süsi siis ette ennast susistab, panen ikkagi gaasipliidi peale siis panniga friikad ka. Ei hakka ma sinna söe kõrvale praegu panema, et ei pruugi seda vurtsu nii palju olla. Risupliidiga ka ei hakka hetkel möllama. Praegu ongi kõige parem gaasipliidiga panna. Ja selle friikartuliga on täitsa huvitav lugu, et ega minu teada Eestis friikartuli sort ei kasvagi või nii-öelda see kartulisort, millest friikartulit tehakse. Et iga kartul ka ei sobi selleks nii-öelda klassikaliseks friikartuliks. Ja siit pealt lugedes on see kartul pärit Hollandist, siis on see kartul Hollandist viidud Leetu, Leedus on siis kooritud, tükeldatud ja siis on ta alles Eestisse jõudnud. Et vot, ega see friikartul on tegelikult päris eksklusiivne toode. Siit ka siis veel hea meeldetuletus, et need enamik gaasi sellised pliite siis on väga tugeva kuumusega, et kui see maksimumi panete, siis kärsatab ära, et ega see reguleerimine tihti väga tundlik ei olegi, et tuleb siit kohe panna julgelt siia miinimumini peaaegu, et see leek oleks võimalikult madal. See on kollasesse, muidu lihtsalt kärsatab. Vee keetmiseks on hea. Nii, siin on juba tegelikult päris korralik kuumus. Et need kodused ribid on hea vaikselt siia küpsema panna.
ja noh, väga suur kogus ei olegi. Palju meil ikka vaja on, kui friikartul on veel kõrvale ja pisikene ju siit ei haara midagi. Tema alles saab hiljem selle töödelduna. Ja noh, meile 2 peale küll friikartuli ja salati kõrvale. Aga jah, üldpilt siin on täitsa tipp-topp. Et siin talvel sai siin viimati käidud ja talviseid telkimisi siin tehtud ja meil on seal ühes kindlas kohas hea tipitelgiplats ja päris siin ei olegi ööbinud üldse. Siin põhiala peal. Tegest olla ka Tartule piisavalt lähedal ja tavaliselt siin ilusatel ilmadel ja nädalavahetustel on siin üksjagu rahvast, pidutsejaid ja nii edasi, siis on meid tee tihti alati kaugemale ikka viinud, aga selliseks väikeseks loodusprojektiks on ta väga hea. Et me oleme RMK Jõeharul ikkagi rohkem olnud. Aga siin on selles mõttes, kes ei tea, tuleb Tartu lähedale, siis Illi telkimisala on päris tipp-toppe. Ilus matkarada läheb kõrvalt ja ruumi on üksjagu. Tualetid ka ja kõik muu ka, puid ka on ja. Nii, ja ülejäänud koosseis hakkab ka jõudma, et panen siis kartuli maitseainet friikartulitele, see on selline mõnus hea mahe. Seda ei ole kunagi liiga palju, ei saa üle panna ja siis on meil kaasas ka ketšupit ja no näed, peab selle teravusega väga hoolas olema, et on siin mõned mustad on, sai natukene palju särtsu. Aga liha kõrval on mul täna veel avatud ka selline Maidu mustsõstra kasta apelsini koorega. Sobib verivorsti ahjuliha Jaani edasi, samuti Napoleoni koogi jaoks. Noh, ahjulihaga ma kodus proovisingi, täitsa kihvt oli. Aga kuna purk tuleb tühjaks süüa, siis paneme ribi kõrvale ka. Et see ribi siin selle söe kogusega on nüüd maailm, et tegelikult siia paneks veel midagi küpsem. Et alati ka teile nipp, et ei tasu kunagi väga palju sütt panna. Et tihti peale pannakse rohkem kui vaja. Ja siis on leek nii tugev ja teistpidi raiskamine, et mis sa teed selle kuumusega pärast. Pigem kui vaja, saab alati juurde panna. Ja selle puhumistoruga aidata siis nagu hõõguma puhuda. Puhumistoru, kes nüüd ei tea, on nüüd selline tore vidin taskusse lõket puhuda või siis grilli reguleerida. Äkki. Ja vahepeal on hakanud ka rännulised jõudma. Eks need lõhnad siin vaadake, noh näete, kuidas need lõhnad levivad. Muidugi sinna poole, kust rännulised tulevad. Vaata pisikesega võib-olla, et siia kuskile, siin ei ole seda tossu. Ja no näed, vanker töötab. Pisike magab vist. Tema zen rahu ise. Männi, jooni ja metsaõhuga üle laetud. Nägite ka midagi huvitavat? Tema ei näinud üldse midagi. Aha. Ta naudib teistmoodi. No näed, lõpuks silmad ka natukene avatud ja saab natukene lasta seda kõhugaasi ka välja ja mõnusalt metsas kohe vabastab, metsaõhk kohe vabastab gaasidest. Ja mõnus selline olemine, on ju? Ja ega jah, pisikesega tuleb looduses käia. Siin on tal ju oluliselt parem olla. Vaatamagi, riided on praegu täpselt parajalt, et kuidas siis imikul seda temperatuuri kontrollitakse siit kukla voldi tagant, et siit tagant näpuga saad nii-öelda kolju ja kaela vahepiirkonnast on ju, on siis kukla volt ja katsuda, et kas on liiga kuum või liiga jahe. Kui on higine, märg, siis ta on liiga palav. Tasub natukene vähemaks võtta riided, kui on natukene liiga külm, siis panna midagi juurde, lukk kinni tõmmata. Oi, emme nõustub. On.
Vot nii, hakkame siis mugima üle pika aja selline. Tegelikult me käisime ikka siin viimasel trimestril ja viimasel kuul isegi mitte telkimas, grillimas. Et see kevad oleme ikka mingi 3-4 korda grillinud. Mis grill, jah, meil on Ja. 3.4. Oot, näete, Peeli tegi hea mõnusa salati. Siit saab maitseainet veel juurde panna. Siit saab maidu moosi. Kuskil oli ka ketšup. Vot nii. Soola. Siin on soola. Rohkem sul soola küll vaja ei ole. Viinamarja mahla saab ka kõrvale. No näed, nagu oleks tellinud. Head isu. Head isu. Hakkan ka kohe söömas, ma panen kaamera käest ära, sest ma praegu need teine käsi on mul võivatud, et see peab tegema giga-gaga. Kohe kui giga-gaga lõpeb, siis hakkab hääl. Hakkab või? Ja, no tuli hääl. Parkisime ära, tuli hääl. Nüüd hakkasin giga-gaga tegema, enam ei tule häält. Eks ta jõudis kohale. Võt nii, näed, siia sai seda moosi pandud ja proovime moosiga esmalt friikat. Väga šeffa. Apelsini moosi maitse tuleb väga hästi. Apelsini koore maitse tuleb väga hästi esile. Peelina on nüüd ribi kenasti lõigatud. Mina olen lihtsam tegija. Määrin sisse ja hammustan. Liha on täitsa küpsa. Näed, juba jäi mul ülesanne tegemata. Mille eest sulle palka makstakse? Jah. Sina oled ema puhkusel. On tööandja. Tema, näed, riik määras tema sinu tööandjaks. Ja tema töötaja ja riik maksab selle eest sulle palka. Oi jah, mina teen niisama vabatahtlikku tööd. Rõõmuga muidugi. Näed, kus toimib kohe. Nii kui tuulis pask oleks üle käinud. Rohelist on meil veel alles. Pool pakki on ka friikaid. Kui tahta. Friikad rohelisega. Läheks sul veel sisse või? Ei lähe. Ai jah, pole ju ammu nii head loodusmaitset saanud. Kodus ei prae friikaid ja ribi ka kodus ei tee ju niimoodi. Ei pane ahju. Ei ole pand. Seal ma teen pigem hautiste. Panen potti sealiha, seasabad, seafarbad, porgandi, kartuli, kapsa. Hautan. Väga hea. Näed, tema jäi ka nüüd lõpuks nii magama, et ma ei peagi kussu tegema. Pakin siin vaikselt asju jälle. Et siia ma juba korra valasin. See on juba suht töš-pöš. Ja võt nii, magustoitu meil ei ole ega ei jõua ka. Või jõuaks, kui tahta, aga ei ole. Jõuaks. No vaatame. Koduteele võib jääda, ei tea, kurat rõngu ei jää, rõngu jääb teises suunas. Rõngu on vist natuke kaugel, jah? Ja näolihatööstus jääb koduteele, et magustoiduks. Väiksed vorstikesed. Emme nüüd jätkab ja issi pakib asjad. Võt nii. Aga jah, pakime asjad ära ja ilus õhtu. Ööseks veel jää. Vaatame. Varsti lähme proovime tipitelgiga ja siis vaatame teisi telgilahendeid ka endale. Dekatloni poole pealt. Ütlesin nüüd õigesti see sõna või? Dekatlon. Või deklaton. Dekatlon. Vot nii. Aga pakin asjad siis ära. Teen puhtaks korda jälle. Vinks-vonks. No vot. Pakitud jälle. Et nüüd selle grilliga siis kuhu? Kanaarile või?
Mis seal pildi peal on? Jah, ei no see on reklaam meile Põhjamaa inimestele, et kui talv tuleb ja grillimisohooaeg läbi saab, siis vaata ka grillipakki ja tule külla meile sinna Idamaale palmide alla. No võt, vaatan. Talle võib-olla mingis teistsuguse kotilahend ümber, aga see on ka muidu iseenesest. Ma olen tavaliselt, kui neid pappe alles söön, siis ma töötlen need teibiga üle, peavad kauem vastu. No see on jah, laguneb. Ma ikka, kui see vihma saab ja nii edasi, et ma ikka vaatan mingi koti ümber. Võtt, väikseke ja lähme nüüd koju ja süüa. Saab ka tema lõpuks ribi. Varsti muidugi. Läheb taga aega, jah. Tema sööb veel seda lõunasööki, mis iganes sul oli. Hopsti. Nii, aga siit vast selle väikse grillseikluse lõpetamegi. Mis ma tahtsin kõige veel öelda? Eelmine video tahtsin juba öelda, et läks meelest ära, aga tahtsin öelda seda, et suured tänud toetajaliikmetele jätkuvalt, kes on toetanud meid kogu selle aja ka, kui me videosid siin ei teinud. Olime hoopis teisel lainel ja tänaseni veel meid toetamast ning suured täht teile. Kes tahab ka meid natuke toetada, siis see liikmesuse programm selleks ongi varasemat juttu olnud. Liituge nupu alt, näete lähemalt. On midagi veel lisada? Ei ole, muidu võtke mõruga, olge chillid ja näeme varsti. Grillige, mõnulege, nautige, sportige, leidke hetke endale, perele, sõpradega olemiseks ja mis siis ikka. RMK platsidel näeme. Tšau.